9. plokk. Kui meie korjasime jälgi, hakati autot paberil matma. Pärast esimesi hommikusi fotosid tuli meelde lihtne, aga oluline asi. Maja lähedal olid kaamerad. Selliste salvestistega ei saa kaua oodata, sest mõni kaamera kirjutab vana pildi üsna kiiresti üle. Seepärast läks mu poeg naabri juurde ja küsis otse, kas öösel midagi näha oli. Vanasti oleks küsitud, kas hunti nägite? Tänapäeval küsime, kas kaamera nägi. Vanasti oli küla ise üks suur valvekaamera. Koer haukus, kardin liikus ja hommikuks teadis pool küla, kelle saabas öösel pori tõi. Mõnikord teadis küla rohkemgi, kui sündmus ise väärt oli. Tänapäeva kaamera on vaiksem tunnistaja. Ta ei lobise ega lisa omalt poolt midagi, aga kui õigel ajal ei küsi, pühib ta oma mälu puhtaks. Mu naise silmad salvestasid selle öö viimased kaadrid. Minu kõrvad püüdsid osa helidest. Inimese mälust ei saa teha copy-paste'i. Mälu kannab kogemust, kaamera hoiab pilti. Üks ei asenda teist, kuid koos aitavad nad näha rohkem kui kumbki eraldi. Naaber oli kohe valmis salvestist vaatama ja vajadusel politseile edasi andma. Selle eest suur tänu. Oluline oli, et CCTV jälg leiti kohe pärast juhtumit. See kuulus sama öö juurde, öö, mida meie olime kogenud ja mille jäljed seisid hommikul maja ees. 2 või 3 tunnistaja põhimõte on vanem kui meie kaamerad ja kõvakettad. Piiblis kinnitati asi mitme tunnistaja suu läbi, sest tõekoormat ei jäetud ühe inimese kaela rippuma. See polnud vagade lausete riiulist võetud kaunistus, vaid inimese kaitse. Kui mitu eraldi jälge hakkavad üksteist toetama, saab üks inimene lõpuks hinge tõmmata. Kogu tõde ei seisa enam ainult tema mälu ja sõna najal. Aga just sel ajal, kui meie alles jälgi kokku korjasime, hakkas Zego kiri liikuma hoopis teises suunas. 2. septembri õhtul tuli kiri. Mina olin mõtetega endiselt selle hommiku juures. Kirjas kostsid sõnad, mis viisid mõtte remonditöökojast kaugele. Beyond Repair, Copart, Recovery, Babies, Excess ja Salvage. Juba kirja alguses nimetati meie vandalismi juhtumit Recent Motor Incidentiks. Mõni rida hiljem räägiti juba pre-accident valuest, õnnetuseelsest väärtusest. Mina olin teatanud tahtlikust kahjustamisest, kuid Zego Mall rääkis liiklusjuhtumist ja õnnetusest. Nii pandi mulle suhu lugu, mida mina polnud rääkinud. Tol hetkel võis seda veel pidada lohakaks standardmalliks. Hiljem jagati sama vandalismi käigus tekkinud kahjustused 2 kleimiks ja nende külge pandi 2 excessit. Siis sai esimese kirja sõnakasutus tagantjärele teise kaalu. Mallist oli saanud töövõte. Kõigepealt paigutatakse inimese tegelik sündmus ettevõttele sobivasse raami ning seejärel hakatakse tema vara selle raami järgi liigutama. Kui inimene valmis looga kaasa läheb, veereb süsteem vaikselt edasi. Kui ta vastu seisab, peab ta hakkama tõestama, et tema enda suhu pandud jutt polnud kunagi tema jutt. Minu jaoks polnud see enam juhuslik sõnaviga. Vale narratiiv loodi kohe ja hiljem hakati seda päriselus ellu viima. Eriti jäi mulle silma üks kummaline lause. Nad kirjutasid, et minu kirjeldatud kahjustuste põhjal nad usuvad, et sõiduk on parandamatu. Sõna usume pani mind peatuma. Maailma keeles öeldakse, et ma usun Jumalat. Oma elu kohta ütlen täpsemalt. Ma tunnen teda ja usaldan teda. See teadmine on aastate jooksul elatud ja kogetud, mitte kellegi teise jutust laenatud arvamus. Auto seisukord kuulub mõõdetavate asjade maailma. Seda saab vaadata, kahjustusi hinnata ja remondi tasuvust arvutada. Vanarahvas ütles, 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Zego kirjas oli lõikamise jutt alanud enne esimest mõõtmist. Kiri ei piirdunud arvamusega, et auto on parandamatu. Copart oli juba saanud korralduse võtta minuga ühendust ja äravedu korraldada. Minult küsiti V5 logbooki fotot ning räägiti 500 naela suurusest oma vastutusest ja Salvage väärtuse mahaarvamisest. Inseneri kontrollitud hinnang, auto turuväärtus ja ametlik pakkumine pidid saabuma alles hiljem. See järjekord meenutas rohkem romusõiduki vastuvõttu kui kindlustuse kahjukäsitlust. Lammutuses alustataksegi sellest, kuidas auto kohale saada, millised paberid kaasa tulevad ja mida jäägist kätte saab. Kindlustuse poole pöördudes ootasin kõigepealt kahju hindamist. Alles seejärel saavad tulla arvud, valikud ja omaniku otsus. Toyota polnud elutu rauahunnik. Ta käivitus ja liikus. 44 päeva enne vandalismi oli ta Toyota ametlikus teeninduses läbinud Hybrid Health Checki ja saanud kinnituse Passist. Toyota enda süsteem arvestas sellise autoga veel pikalt. Nõuetele vastava hooldusega sai garantiikaitset jätkata kuni 10 aasta või 100 000 miilini. Hübriidaku kaitset sai eduka tervisekontrolliga uuendada kuni 15. registreerimisaastani. See oli minu töö hobune, mitte oma viimast hingetõmmet tegev romu.
kui vanker sai viga, ei hakatud vanasti hobusepeesid pidama. Vanker kohendati, hobune rakendati ette ning elu ja põllutöö läksid edasi. Tänapäeval elavad hobune ja vanker ühe kere sees. Minu Toyota võttis kaerte asemel bensiini ja tegi osa tööst elektriga, kuid amet oli sama, aidata leib koju tuua. Minu põld ei asunud maja taga. See oli tänavatel ja telefoniekraanil, kus toidutellimused ootasid kohale toimetamist. Auto oli minu tee selle põlluni. Kui kogu rakend õuest ära viia, jäävad alles telefon, tellimused ja töötahe, kuid leib ise koju ei sõida. Ilma autota sain oma põldu ainult vaadata. 3. septembri hommikul vastasin Zegole. Selgitasin, et auto on minu hinnangul praktiliselt remonditav. Palusin kirjalikku turuväärtust, ametlikku pakkumist ja selgitust, kuidas sõiduki endale jätmine käib. Kõigepealt pidid lauale tulema arvud ja tingimused, alles seejärel sai omanik teha teadliku otsuse. Wevis ja võtmed pidid jääma minu kätte seni, kuni pakkumine on selge ja mina olen selle vastu võtnud. Samas kirjas märkisin ära ka naabri CCTV, mis kinnitas vandalismi juhtumit. Oht tuleb tihti viisakalt. Ametlik kiri ei tõsta häält. Ta tänab, paneb viitenumbri õigesse kohta ja kasutab korrektseid sõnu. Samal ajal võib ta su vara juhtida rajale, mille lõppu sa ise valinud pole. Viisakas toon ei muuda selle raja suunda. Selle ploki lõpuks jäi lauale üks tõsine küsimus. Miks avati Koparti V5 ja Salvagei rada enne, kui auto oli kontrollitud ning selle väärtus ja pakkumine lauale jõudnud? See lähenemine jättis minusse kahtluse. Asi ei tundunud puhas.